Eesti asendushoolduse senisest arengust ja tulevikusuundadest tuleb meile rääkima Helen Jõks, kes on tegelenud Sotsiaalministeeriumis asendushoolduse valdkonna teemadega alates 2013. aastast. Kutsume lavale Helen Jõksi. Armsad kuulajad, ja tuletan teile veel kord meelde, et teil on Heleni ettekande ajal võimalik küsida küsimusi sellesama Mentimeeter programmi kaudu. Tere ilusat lapse õiguste kuu hommikut ka minu poolt. Mul on tõesti täna selline hea võimalus tutvustada teile asendushoolduse süsteemi ja selle arengut siis viimase 30 aasta jooksul. Kuigi siia pildimaterjali ma valisin esimeseks pildiks natuke varasema pildi, see pärineb 50. aastatest, see on interneti avarustest võetud ja siin me tegelikult näeme kõike seda, millest juba ka eelkõnelejad rääkisid, et lapse õigusi tol ajal veel sellisel kujul nagu täna loomulikult ei tuntud ja lapsed elasid meil asutustes tol ajal suurte gruppidena, vanuse järgi jaotatuna ja individuaalseid lapse õigusi pigem ei arvestatud, selle asemel olid sellised kollektiivsed lähenemised. Aga nii kaugele ma tegelikult tagasi ei plaani minna ja räägin ikkagi viimasest 30 aastast peamiselt. 90ndate alguses võeti tegelikult suund kohe peresarnase teenuse osutamisele ja ka 2000ndate aastate esimesel ja teisel kümnendil julgen öelda, et tegeleti peamiselt sellise asutusepõhise asendushoolduse arendamisega. Nagu juba varasemalt ka tutvustati, siis asutusepõhise asendushoolduse all me peame silmas siis täna asendus- ja perekodusid, varasemalt siis rääkisime lastekodudest. Ja meil olid kasutada tol ajal Euroopa regionaalarengu ja ka erinevad välisfondide vahendid, mis tähendab seda, et meil oli võimalik kõik need suured lastekodud ümber kujundada väikesteks peresarnasteks üksusteks ja anda need peremajad, mis siis ehitatud said üle kohalikele omavalitsustele. Ja samal ajal ka tegeldi siis sellega, et suunata ka asutusi endid pere sarnasematel põhimõtetel töötama. Ka peredes kasvas tol ajal lapsi ja tegelikult perepõhist asendushooldust peeti ka juba tol ajal oluliseks, aga väga sellist võib-olla süsteemset ja strateegilist tegevust sel suunal sel ajal veel ei toimunud. Oluliseks ja murranguliseks võib-olla võib pidada 2014. aastat, kus valmis asendushoolduse roheline raamat, kus siis seati ka strateegilised eesmärgid just nimelt selle perepõhise asendushoolduse soodustamiseks. Ehk siis selle soodustamiseks, et meil võimalikult palju lapsi asutuste asemel kasvaks peredes. Ja need eesmärgid ja tegevused, mis said selles rohelises raamatus paika pandud, leidsid järgnevatel aastatel ka siis tee seadusemuudatustesse ja lisaks asendushoolduse muudatustele kindlasti tuleb arvestada, et muutus ka lastekaitsesüsteem, mis samuti toetas kogu ka kohalike omavalitsuste ja sealsete lastekaitsetöötajate tegevust ja kui me teame, et asendushoolduse laste puhul on kohalikel omavalitsustel väga oluline roll, siis ka seda tuleb kindlasti silmas pidada. Mida ma kindlasti soovin ka välja tuua on see, et asendushoolduse arengule on väga palju kaasa aidanud, me ilma rahata ei saa, et nii on, ja meil on väga palju kaasa aidanud Euroopa Sotsiaalfondi vahendid, mida meil on olnud võimalik kasutada selle valdkonna arendamiseks. Me oleme saanud parandada nii ettevalmistust, see tähendab, et arendada koolitusi peredele, asutustele,
pakkuda neid, teha need kättesaadavaks kõigile, kes seda vajavad ja pakkuda ka tugiteenuseid nii asutustele, peredele, aga täpselt samamoodi viia läbi ka erinevaid teavitustegevusi ja ka kampaaniaid selleks, et normaliseerida seda, et teisest vanemast sündinud laps võib kasvada uues peres. Ja see on igati tunnustamist väärt ja selline tavapärane tegevus tegelikult. Ja mul on hea meel, et me oleme jõudnud sinna, et me sellest kõigest ka väga avatult saame rääkida. Aga ka mina ei saa lapse õigustest mööda minna, et loomulikult asendushooldusel oleva lapse õigused ei ole kuidagi teistsugused kui teiste laste õigused. Aga asendushoolduse puhul me jälgime võib-olla tänu nende laste sellisele eripärasele olukorrale väga oluliselt just nimelt neid õigusi, mis ma siia olen ka slaididele välja toonud. Ja tihtipeale me võib-olla tähelepanu saame siis, kui need õigused midagi on halvasti läinud nende õiguste kaitsel, aga oluline on kindlasti meeles pidada, et meil on valdkonnas, meil on väga pühendunud ja tublid pered, perevanemad, kasvatajad, kes iga päev panustavad selle nimel, et meie lapsed kasvaksid üles õnnelike ja toime tulevatena. Et me kindlasti ei tohi lasta neil nii-öelda sellistel rasketel lugudel selle valdkonna peale kuidagi nagu negatiivset märki jätta. Paluti konverentsi korraldajate poolt, et ma räägiksin natukene ka süsteemist, sest kõik inimesed, kes meid kuulavad, võib-olla veebi vahendusel ei pruugi igapäevaselt olla selle valdkonnaga seotud. Ja ma pikalt sellest küll ei räägi, aga põgusalt siiski, et nagu te näete, see pilt tegelikult on päris kirju. Meil on väga palju erinevaid osapooli, kelle ülesandeks on siis tagada selles asendushoolduse süsteemis mingis osas siis neid lapse õigusi. Kas siis kuidagi ette valmistades neid inimesi või järelevalvet teostades või toetades või vahetult lapsi kasvatades. Et neid osapooli siin vasakul pool on päris palju ja tegelikult ka siin paremal pool veel, et see on kõigi ühine pingutus tegelikult, et neid õigusi tagada. Aga asendushoolduse puhul meil on siis kokku, ütleme, 3 sellist põhilist suuremat asendushoolduse vormi. 2 neist on eraõiguslikud, reguleeritud perekonnaseaduse alusel, on siis füüsilisest isikust eestkostja peres kasvamise võimalus ja on lapsendamise võimalus. Ja 3. võimalus on siis asendushooldusteenus, mis omakorda jaguneb veel 3 eri vormiks. Kõige eelistatum peab olema alati hoolduspere asendushooldusteenuses, sest see on kõige perepõhisem või see ongi tegelikult peres kasvamine sisuliselt lapse jaoks. Ja järgnevad siis perekodu, kus laste eest hoolitsevad siis 1-3 perevanemat ja kõige institutsionaalsem on siis asenduskodu, kus on kasvatajaid rohkem. Ja neile lastele ja noortele, kes asendushoolduselt ellu astuvad, peavad kohalikud omavalitsused pakkuma järelhooldusteenust, sisuliselt toetama seda noorte ellu astumist. Natukene ka sellest, kui palju meil neid lapsi on, kes seda asendushooldust siis vajavad. Kuigi laste arv on viimasel 10 tõusnud, siis perest eraldatud laste arv on vähenenud. Ja kui 10 aastat tagasi eraldati perest ligi 600 last, siis aastal 2020 näiteks oli 286 last, kes siis oma perest eraldati. Muidugi, seda on jätkuvalt palju, aga siiski on seda oluliselt vähem kui varasemalt. Ja loomulikult ka asendushooldusele liigub meil seetõttu vähem lapsi. Kuigi kõik perest eraldatud lapsed ja kõik asendushooldusele lapsed turvakodusse ei satu, siis turvakodu on ka tihtipeale üks selline esimene võib-olla turvaline peatuspunkt sellele lapsele pärast seda, kui ta oma perest on sunnitud lahkuma.
Aga seda ka me näeme, et turvakoduteenust vajab ka vähem lapsi, et turvakodus on muidugi ka muudel põhjustel satuvad lapsed, mitte ainult perest eraldatud lapsed, seetõttu on see arv siin suurem kui perest eraldatud laste puhul. Ja mida me küll jälgime turvakodude puhul on ka see, et kui pikalt lapsed turvakodusse jäävad, sest see on meil mureks olnud mõnda aega juba. Keskmine aeg on 40 päeva, aga on ka muidugi kahjuks lapsi, kes viibivad üle poole aasta turvakodus ja see on loomulikult lubamatu. Ja asendushooldusel on meil samuti vähem lapsi. Kui meil 2002 oli alla 5000 lapse asendushooldusel kokku, siis eelmise aasta lõpuga vajas asendushooldust 2277 last, kellest suur osa kasvas peredes. 1330 last kasvas eestkosteperedes ja 145 last hooldusperedes. Hooldusperedes kasvavate laste arv on meil olnud ka murekohaks, sest ta on meil aastate jooksul palju vähenenud. Nüüd on hea meel tõdeda, et see trend on muutunud ja hooldusperesi tuleb meile süsteemi juurde tänu nendele muudatustele ka ilmselt, mis on tehtud ja ka lapsi kasvab hooldusperedes rohkem. Küll aga on meil loomulikult hooldusperedest ka praegu jätkuvalt suur puudus. Nii et kindlasti julgustan ma ka neid peresi, kes tunnevad, et neil on ressurssi oma südames ja neil on valmisolekut selleks oluliseks väljakutseks ja rännakuks koos lapsega, võtma siis ühendust Sotsiaalkindlustusametiga, et juba edasi arutada, millised on võimalused hoolduspereks saada. Aga tulles tagasi siis laste arvude juurde, siis 800 last jätkuvalt on meil pere- ja asenduskodudes ja nagu Signe Riisalo ka ütles, siis tõepoolest suurem osa nendest lastest elab küll perekodudes. Aga siiski ka perekodude töökorraldus on mõnevõrra erinev ja siiski päris pereks alati neid lugeda ei saa. Seetõttu nende laste heaks tuleb meil veel väga palju pingutada, et seda kas see siin töötab, aga ei oska mina seda üles leida, et seda nii-öelda peenikest joont, mida te siin näete, seda sinist, et see meil ikkagi tõuseks veelgi hoogsamalt ja kõrgemale, sest praegu tõesti meil peredes siis 65% lastest elab ja kui me lapsendatud lapsed juurde arvestame, siis 73%. Ja järelhooldusel oli meil siis eelmise aasta lõpus 151 noort. Ja asendushoolduse valdkonna eesmärgid. See põhieesmärk on tegelikult laste õiguste ja heaolu tagamine. Siin ei saagi olla muud eesmärki. Ja asendushoolduse puhul alaeesmärgid, mida me oleme siis seadnud ja mille alla tegelikult paigutuvad siis kõik need muud vajadused, on perepõhise asendushoolduse osakaalu suurendamine, hoolduse kvaliteedi tõstmine ja elluastuvate noorte tõhusam toetamine. Mida me nende eesmärkide saavutamiseks planeerime siis lähiaastatel teha? Kindlasti ma võib-olla kõigepealt alustangi sellest, et meie suured suunad saavad kirja heaolu arengukavasse, mis ju praegu on ka loomisel ja millest saab siis see kõige suurem suunanäitaja. Ja mitte vähem oluline ei ole see, et paralleelselt asendushooldusega arenevad ka kõik teised valdkonnad. Ja kui me räägime otseselt lapsi puudutavatest valdkondadest, siis kindlasti mõjutavad asendushoolduse edasist arengut ka planeeritavad lastekaitsesüsteemi muudatused selle tõhustamiseks ja ka erivajadustega laste reform, mida läbi viiakse, sest asendushooldusel on siiski ligikaudu 40% ka neid lapsi, kellel on siis mingi puue ja tõenäoliselt erivajadusega lapsi veelgi rohkem.
kindlasti uue perioodi välisvahenditest tuleb meile jälle väga suur tugi selleks, et me saaksime edasi liikuda nii asendushoolduse siseselt arendades, aga tegelikult ka selles osas, et me suudaksime pakkuda paremat tuge komplekstraumaga lastele, arendada neid sekkumisi ja integreerida selle abi paremini oma süsteemis, erinevates süsteemides. Aga kui spetsiifilisemalt ka asendushooldusest rääkida veel, siis esimese sammuna valmib meil järgmisel aastal väljatöötamiskavatsus, kus me siis teeme järgmised ettepanekud selleks, et seda perepõhist asendushooldust veelgi enam siis soodustada. Sealhulgas me näeme vajadust tagada perepõhise asendushoolduse puhul terviklikkust. Kui te nägite siin süsteemis, siis eestkoste lapsendamine ja hoolduspered tegelikult väga selget tervikut meile ei taga. Need on erinevates süsteemides siis olevad justkui. Aga et siin kindlasti on vajalik, et nendel peredel oleks sarnane ettevalmistus ja tugisüsteem. Tugisüsteem üleüldse on väga oluline, täna on see tugisüsteem arendatud ja pakutud peamiselt projektipõhiselt. Aga kui projektid läbi saavad, siis pered vajavad ikkagi tuge ja kindlust. Seetõttu on oluline ka need ettepanekud reguleerimiseks teha. Kindlasti on meil oluline tagada perepõhiselt teenus ka neile lastele, kellel on mingid erilisemad vajadused, kas nad vajavad kriisiolukorras seda teenust või on nende abi- ja hooldusvajadus nii suur, et nemad vajavad näiteks üksi peres üleskasvamist. Ja need on võib-olla need sellised põhilised perepõhise asendushoolduse edasised eesmärgid. Loomulikult me ei unusta ära ka asutusi, sest sinna meil tulevikuperspektiivis jäävad ilmselt vaid kõige keerulisemate probleemidega lapsed ja nii on meil vaja seda ka arendada. Ja väga oluline on, et me suudaksime senisest paremini pakkuda tuge ka asendushoolduselt ellu astuvatele noortele. Ja loomulikult kõige keskmes peab olema laps ja tema vajadused. Ja aitäh teile! Hoiame neid südameid, mis meie hoolde on usaldatud, igaüks omas rollis.